Kallid geid, on aeg mõista, et vasakpoolsed on teid reetnud islami nimel. Jah, teate küll, see väike rühmitus, kes usub, et teil pole õigust eksisteerida. Ja ma soovin, et oleksin selle geniaalse lause ise välja mõelnud. Aga kahjuks pärineb see Paul Joseph Watsoni 9 aasta tagusest videost, mis tähendab, et see on olnud tõsi juba 9 aastat. Ja 9 aastat oleme kõik silmad kinni pigistanud ja teesklenud, et seda ei juhtu. Et kasulikud idioodid on tegelikult need inimesed, kes võitlevad oma õiguste eest. Ja neid kasutatakse ning kuritarvitatakse iga päev psühhootiliste islamistide poolt, kes tahavad meilt kõik hea ära võtta. Teate küll, kui öeldakse, et see on vana, aga hea. Täpselt selline see video ongi ja mulle isiklikult väga meeldib see. Tere tulemast The Pushbacki. Mina olen Jaara Kai, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellin, kirjutage selle video alla ja vaatame korraks koos, kuidas islamistid kasutasid vasakpoolseid ja reetsid geisid. Või viktoriini või trendikaid transsoolisi või mida iganes, mis kuulub LGBTQ, FTS, SPS, NTL, LGBTQ, FTS, SPS, NTL, MNNB grupi liikumise alla. Oled sa valmis? Tõenäoliselt ei ole. Lähme mu sõber. Mulle meeldib kõik, mida ta teeb. Paul Joseph Watson. Vaata teda kindlasti. Vikerkaare filtri lisamine oma Facebooki profiili pildile ei asenda islami vägivaldse vihkamise esiletoomist geide vastu. Asi on selles ja ta tabab täpselt naelapea pihta, kohe algusest peale. Nii paljud inimesed on valmis olema uskumatult aktiivsed, kui on vaja kaitsta asju, mis neile korda lähevad. Aga nad lihtsalt ei tee seda, kui asi puudutab nende ühiskonna tegelikke ohte. Sa oled seal väljas, paned vikerkaare üles ja ütled, tere, jah, ma tõesti hoolin geidest. Aga kui geid tegelikult kannatavad islamistliku liikumise tagakiusamise all, siis sa ei ütle selle kohta midagi, sest see võib sind rassistiks tembeldada. Mingi nõmeda lääge teemaviite nagu palveta Orlando eest loomine ei peata islami vägivaldset viha geide vastu. Teemaviite palveta Orlando eest säutsumine, et oma sõpradele näidata, kui kaastundlik sa oled, ei peata islami vägivaldset viha geide vastu. Mulle meeldib see. Ma ei talu, kui inimesed teesklevad. Ma mõtlen, et me olime sellest juba üle saanud. Näiteks profiili pildi muutmine, et näidata, kui väga nad tõesti hoolivad. Või postituste tegemine, aga tegelikult ei tee nad midagi, mis tõestaks, kui palju nad tegelikult hoolivad. Sest see on lihtsalt voorussignaalimine. Ja ausalt öeldes vooruse näitamine on igav ja tüütu. Ja jah, sellel on mingi väärtus, sest see hoiab teemat arutelus. Ja see on alati oluline. Aga see ei tähenda, et sa oled hea inimene. Kui kõik, mida sa oled teinud, on pildi muutmine, et minna kaasa kohaliku moega, või sa postitasid Instagrami story, et tõestada, et hoolid millestki. Kõik pilgud on suunatud mingile konkreetsele konfliktile, aga see ei tee sind veel heaks inimeseks, kui sa pole tegelikult sellesse konflikti süvenenud. Ja sa oled aru saanud, milles probleem seisneb, ning sa juhid tähelepanu tegelikule probleemile, mitte meedia manipulatsioonile, eks? Küünlavalgus vigilil osalemine ainult selleks, et saaksid oma Facebooki profiili täita selfidega ja otsida sotsiaalset heakskiitu. See ei peata islami vägivaldset vihkamist geide vastu. Hashtagi armastus on armastus säutsumine, et parempoolsetest kristlastest üle olla, ei peata islami vägivaldset vihkamist geide vastu. Kui sa nimetad neid, kes seisavad moslemiriikides gei õiguste eest islamofoobideks, kas see pole siis aktivismi ohtu seadmine? Tõsi. Lõpetage teesklemine, et olete aktivistid või et teid tegelikult huvitab, teid ei huvita. Kui te ei ole valmis midagi ette võtma suurima ohu suhtes, mis on tegelikult tõeline, täielik ja aus oht. Teie elu. Tegelikust homoseksuaalide rõhumisest moslemiriikides rääkimine ja nende inimeste sildistamine, kes juhivad tähelepanu islami laialdasele homofoobiale, lõhestajateks. Ei peata islami vägivaldset vihkamist homoseksuaalide vastu. Muide, kui sa ei tea, kes see naine oli, siis sa pead kindlasti teadma, kes ta on. Ta on Ayan Hassan Ali ja ta on keegi, kes on aastaid väsimatult sellest rääkinud. Ma olen teda rääkimas näinud. See on 9 aasta tagune ja ta on siiani missioonil, et selgitada inimestele, et nad ei saa aru, millega nad tegelikult silmitsi seisavad. Sest ta tuli ise nende konfliktide keskelt. Nimetades Orlando veresauna massi tulistamiseks. Nii et te võite USA põhiseaduse teist parandust halgustada ja vabastada islami süüst, kuid see ei peata islami vägivaldset vihkamist geide vastu. Kristlaste, kes keelduvad küpsetamast gei pulmatorte, võrdustamine džihadistidega, kes tulistavad külmavereliselt homoseksuaale, ei ole argumentide monopoliseerimine. Õige,
Ja muide, see kogu asi, teine asi, kui näete poliitikut, kes tuleb välja mingi avaldusega, kus ta kasutab poliitilist sündmust oma poliitilise agenda edendamiseks, alati. See ei ole sellepärast, et nad hooliksid poliitilisest agendast, vaid sellepärast, et see sobib ideaalselt nende retoorikasse. Nii et kui nad ütlevad, vaadake, toimus kooli tulistamine, lähme muudatuste kallale. Vaadake, alati. See ei ole sellepärast, et nad tegelikult hooliksid tulistamistest. See ei ole sellepärast, et nad tegelikult hooliksid sellest, kas pagar küpsetab valge või värvilise tordi. See on sellepärast, et nad lihtsalt kasutavad neid hetki poliitilise mõjuvõimu saamiseks või enda näitamiseks. Jällegi, moslemiks olemine ei peata ideoloogiat, mis sõna otseses mõttes tahab hävitada lääne tsivilisatsiooni. Aga Omar Mateen on äärmuslane. Kuidas sa julged süüdistada kõiki moslemeid terrorismis? Tõesti. Nii et sa arvad, et islami vihkamine homoseksuaalide vastu on uskumus, mida jagavad ainult äärmuslased? Kas ma võin lihtsalt öelda, et ma tõesti leian selle huvitav olevat? Et 9 aastat tagasi, kuigi sa ei pruugi täpselt teada, mis teemad need on, need asjad toimuvad ikka veel, mu sõbrad. See on olnud meile nii kaua kättesaadav. Ja need asjad toimuvad ikka veel. See on lihtsalt natuke häbiväärne meie jaoks. Miks me ei suuda sellest õppida? Kui me mõistsime, et sellest saatest saab meie täiskohaga töö, saime aru, et vajame sponsoreid. Aga ma olin kindlalt seda meelt, et reklaamime ainult neid asju, mis on meie jälgijatele kasulikud. Oleme otsinud ettevõtteid, mis tõesti parandaksid teie elu. Ja Chapter oli üks meie esimestest valikutest. Te ei vaja mind, et öelda, et Medicare on problemaatiline ja kallis ja see häirib mind väga, aga just sellepärast Chapter eksisteeribki. Ja palun öelge mulle, et olete hakanud neid kasutama. Sest nemad aitavad teil valida plaani, mis tõesti teile sobib, mitte seda, mis nõustajatele kasulik on. Kasutajad säästavad keskmiselt üle $1100. Kõne neile on tasuta, see võtab umbes 20 minutit ja võib säästa teile või teie lähedasele palju raha ja stressi. Nii et helistage Chapterile numbril 610 683 1337. See on 610 683 1337 ja toetage samal ajal The Pushbacki. Alati võib tulla samade süüdistustega. See kõneleja toetab surmanuhtlust homoseksuaalidele, see kõneleja toetab surmanuhtlust selle või tolle kuriteo eest või et ta on homofoob, nad allutavad naisi ja nii edasi. See on kogu aeg üks ja sama vana jutt. Ja me alati püüame neile seda öelda. Ma alati püüan neile seda öelda. Vaadake, see ei ole see esineja, keda me kutsume, kellel on need äärmuslikud radikaalsed vaated. Nagu te ütlete, ei, see on viga, eks? See on muidugi see, mida ta tahab öelda, see on viga. Need on üldised vaated, mida tegelikult iga moslem jagab, iga moslem usub nendesse asjadesse. Lubage mul olla väga selge selles, mida ta ütles. Ta ütleb, et kui inimesed tulevad meie juurde ja küsivad, kuidas te saate kutsuda neid esinejaid, kes räägivad kõiki neid äärmuslikke asju, siis tema vastus on umbes selline. Ei, need on ainult need esinejad. Aga tal ei ole õigus. See ei ole tõsi. Tegelikult mõtleme me kõik nii. Me kõik usume seda. See tähendab, et me kõik toetame neid äärmuslikke vaateid. Teie olete probleem. Miks me peaksime teesklema, et meil ei ole neid äärmuslikke vaateid, kui tegelikult on? Jumal küll, meil on palju tööd teha, kas pole, mu sõbrad? Ainult sellepärast, et nad ei räägi sellest teile või ei räägi sellest avalikult meedias, ei tähenda, et nad sellesse ei usu. Nii et ma küsin teilt. Kõik siin ruumis, kui paljud teist on tavalised moslemid? Te ei ole äärmuslased ega radikaalid, lihtsalt tavalised sunniitlikud moslemid, palun tõstke käed. Kõik, mashallah, subhanahu wa ta'ala, hästi, laske käed uuesti alla. Kui paljud teist nõustuvad, et mehed ja naised peaksid istuma eraldi, palun tõstke käed. Pange tähele teda. Seda kangelast muide. Vaadake seda kangelast. Tahtsin lihtsalt üle lugeda. Te kõik näete teda. Siin on üks mees, kes ei tõsta kätt. Üks mees, las ma liigutan korraks oma ekraani. Üks mees siin ei tõsta kätt. Oluline on, et kõik seda märkaksid, sest see muudab palju. Kõik nõustuvad vennad ja õed, subhanallah. Nii et see ei ole ainult see radikaalne širstaan, Allahu Akbar. Järgmine küsimus, kui paljud teist nõustuvad sellega? Karistused, mis on kirjeldatud Koraanis ja sunnas, olgu see siis surm, olgu see kividega surnuks loopimine abielu rikkumise eest, mis iganes see ka poleks, kui see on Allahilt ja tema saadikult, siis on see parim võimalik karistus inimkonnale.
ja seda peaksimegi maailmas rakendama. Kes sellega nõustub? Allahu akbar. Vaadake, kui noored need lapsed on. Nad on nii noored, nii paljud inimesed selles publikus. Kas te näete, kui noored, lihtsalt väikesed lapsed? Aga kas te kõik olete radikaalsed äärmuslased? Subhanallah. Nii et te kõik ütlete, et olete tavalised moslemid, kõik käite erinevates mošeedes. Norra. Või olete te mingist kindlast sektist, näiteks Islamneti sektist või midagi sellist? Kas te olete sellised? Ei ole, eks? Kas te olete sellised? Punkt. Palun tõstke käsi, kui teile meeldib see äärmuslik Islamneti sekt või midagi sellist. Mitte keegi. Teate, mis selle juures nii hirmus on? See on nii vana video. Aga see tõestab meile lihtsalt seda, mida me oleme kogu aeg öelnud. Kõik tulevad alati minu kallale, aga sa ei saa seda öelda. Kuidas sa saad nii öelda? See on lihtsalt islamistid, väike vähemus kõigepealt. Isegi kui see on väike vähemus. Seda argumenti olen ma nüüd 1 miljon korda korranud. Oletame, et see on 10–20%. Tehke arvutused miljardite inimeste pealt, eks ole, vähemalt 100 miljoneid. Kui see on 10% 1 miljardist, mis on alahinnatud ja tegelikult väiksem arv, kui moslemeid maailmas tegelikult olemas on, see on 100 miljonit inimesest ja sa peaksid muretsema 100 miljoni inimese pärast. Tõesti muretsema 100 miljoni inimese pärast. See on tõesti sügavalt muret tekitav. Aga oletame, et see number on veelgi suurem, näiteks 200, 300, 400 miljonit inimest. Aga see, mida see mees ütleb, on see, mida me kõik omamoodi teame. See ei ole eraldatus islamistide, äärmuslaste ja tavainimeste vahel. Tavainimesed on pigem erandid, need, kes võtavad islami omaks vaid natuke, aga tegelikult ei usu selle tõde. See on pigem reegli erand. Tavainimesed nõustuvad kõik nende filosoofiatega. Sõbrad, aeg on hakata asjaga tegelema, mu sõbrad. On aeg hakata asjaga tegelema. Sest nemad ütlevad seda, mitte mina, nemad ütlevad seda. Me ei ole äärmuslased, me oleme lihtsalt tavainimesed, nemad ütlevad seda. Kui palju teist käivad lihtsalt tavalises massaažis? See on meie tavalises sunniitide mošees. Palun tõstke käed. Allahu akbar. Kui te sellest aru ei saanud, las ma selgitan teile. Te just nägite, kuidas terve tuba täis niinimetatud mõõdukaid moslemeid lääneriigis oli üksmeelselt nõus, et kõik geid tuleks hukata. Kas ma pean teile rääkima Orlando mošee moslemi vaimulikust, kes kutsus üles kõiki geisid hukkama vaid mõned nädalad enne Martini veresauna? Kas ma pean teile rääkima sellest, et 52% Ühendkuningriigi moslemitest arvab, et homoseksuaalsus peaks olema kriminaliseeritud? Muide, see oli aastal 2016, kui sellest teemast ei tohtinud eriti rääkida, sest numbrid polnud veel piisavalt halvad. Aga nüüd on aasta 2026, peaaegu 20 aastat hiljem. 10 aastat, ma ei tea, miks ma just ütlesin 20, 10 aastat hiljem ja me kõik teame väga hästi, et need numbrid on sellest küsitlusest alates kasvanud uskumatult kiiresti. Kuidas Türgi meedia nimetas Pulssööklubi ohvreid pervertideks? Igatahes nii see ongi, mu sõbrad. Kui sa oled üks neist kasulikest idiootidest, kes ikka veel tõesti usub, et vasakpoolsed ei kasuta sind islami ideoloogiate jaoks, siis palun ärka üles. Nagu ma olen varem öelnud, minge vaadake Paul Joseph Watsoni. See on tema video. Kallid geid, vasakpoolsed reetsid teid islami nimel, sest vasakpoolsed tõesti reetsid teid islami nimel ja nad ei karda teid islami nimel reeta ning teevad seda ka 10 aastat hiljem. Ja fakt, et need islamistid ütlevad seda ise, me ei pea seda ise välja mõtlema, vaid te näete seda kõikjal. Ja kõik, mida te peate tegema, on näidata oma vooruslikkust. Aga tegelikult ei pea te probleemiga midagi ette võtma, mis on juba iseenesest probleem. Kui sa oled keegi, kes tõesti arvab, et inimestel peaks olema õigus abielluda kellega nad tahavad, ja ma ei räägi ainult geidest, ma ei räägi ainult queer inimestest, ma räägin naistest, lastest. Lapsed peaksid saama valida, kellega nad tahavad abielluda. Näiteks 9-aastast tüdrukut ei tohiks sundida abielluma vanemate meestega. Või naistel peaks olema õigus valida, kas neil on 1 naine või 7, 1 abikaasa või olla 1 7 naisest. See matemaatika pole oluline, aga te saate aru mõttest. Mõte on selles, kui sa usud, et inimestel peaks olema vabadus teha seda, mida nad tahavad, seni kuni see ei kahjusta teisi, siis kahjuks on islamistid sinu vaenlased. Vabandan, et pean seda ütlema. Ma tean, et see võib olla veidi ebamugav. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.